tšeki seda valu. Eesti rahva kannatused on üks lõputu jada, juba jääajal oli vaja räigelt kannatada. Meie valulevi kõrge on kui Munamäe tipp, õnneks on, muidu kõik see oleks liiga hull trip. Kui Kaali meteoriit meil tõmbas kõrvade üle naha ja kukkus mitte Jaapanis, vaid Saaremaale maha, siis hävimisest pääsemist ei olnud kuskilt loota, sest Kalevipoja jalad olid maha saetud oota. Aastasadu rüüstasid meid mitmed setmed rahvad, sakslased, venelased, taallased, poolakad, rootslased, latgalid, semgalid, vahvad. Teisel aastatuhandel tundus kõik algab hästi, aga võta näpust hoopis taara tappa kästi. Järgne 700 aastat lakkamatut orjust, sõjakatk ja nälg ja mitusada tuhat korjust. Nälja vahel katk ja katku vahel nälg ja vahete vahel nälga ette valmistav nälg. Kuna eestlastel on kannatusi umbes lilla miljon ja Märt mu kõrval ausalt öeldes üsna võikalt kilju, siis hüppan üle natukene uuemasse aega, nüüd seegi aeg on pehmelt öeldes üsna musta laega. Päris orjus kadus 1816, kuid vabaks tegelt muidugi saanud keegi meist. Mõisaorjus, aganane leib ja kupp ja peks, ära palun lihtsalt veidi aega unda eks.